Hei, meie tänane teema on molekulaarsed ja mittemolekulaarsed ained. Ainete omadused sõltuvad aine ehitusest ja väga palju annab aine omaduste kohta infot see, kas aine koosneb molekulidest või mitte. Selle teema juures kordame üle nii liht- ja liitaine kui ka keemilise sideme mõisted. Sa tead juba, et aineid saab jaotada lihtaineteks ja liitaineteks. Tuletan sulle meelde, et lihtaine oli aine, mis koosneb ainult ühe keemilise elemendi aatomitest ning liitaine koosneb mitme erineva keemilise elemendi aatomitest. Aga me saame aineid jaotada ka molekulaarseteks aineteks ja mittemolekulaarseteks aineteks. Aineid, mis koosnevad molekulidest, nimetatakse molekulaarseteks aineteks. Nende korral on aatomite vahel kovalentsed sidemed ning molekulide endi vahel molekulide vahelised jõud. Molekulaarseid aineid esineb nii lihtainete kui ka liitainete hulgas. Lihtainetest on molekulaarsed ained, näiteks kaheaatomilised molekulid, vesinik, lämmastik, hapnik, fluor ja kloor, kes kõik on tavatingimustes gaasilised ained, aga ka broom, kes on tavatingimustes vedelas olekus ning jood, kes on tavatingimustes tahkeaine. Veel võiksid sa teada, et tahked molekulaarsed lihtained on väävel ja fosfor. Molekulaarseid liitaineid on palju rohkem võrreldes lihtainetega. Näiteks vesi, kes koosneb kovalentse sidemega omavahel seotud ühest hapniku ja kahest vesiniku aatomist ning esineb kolmes erinevas olekus, tahke, vedela ja gaasilisena. Lisaks veele on molekulaarne liitaine ka süsihappegaas, kelle molekulis on üks süsiniku ja kaks hapniku aatomit ja kes tavatingimustel on gaasiline aine. Veel on molekulaarsed liitained piiritus ja metaan. Piiritus on vedelik, mida kasutatakse näiteks lahustina ning metaan küttegaaside koostises olev aine. Samuti on molekulaarsed liitained paljud elusorganismidele olulised tahked ained nagu rasvad, valgud või süsivesikud. Molekulaarsete ainete kõrval on olemas ka mittemolekulaarsed ained. Nagu nimi juba vihjab, ei koosne need ained mitte molekulidest, vaid aatomitest või joonidest. Mittemolekulaarsetes ainetes esineb aineosakeste vahel enamasti jooniline või metalliline side. Mõningatel mittemolekulaarsetel ainetel võivad aatomid olla seotud ka kovalentse sidemega, näiteks teemanti puhul. Sina peaksid teadma seda, et lihtainetest esinevad tavatingimustel mittemolekulaarsetena metallid ja juba mainitud teemant. Metallides esineb metalliline side, mis tekib metalli aatomite ja ühiste väliskihi elektronide vastastikusel tõmbumisel. Ilmselt tead sa ka juba, et enamus metalle on tavatingimustel tahked ained. Joonisel on sulle toodud näiteks alumiiniumi struktuur, kus sa näed, et alumiiniumi aatomid on omavahel korrapärases süsteemis. Mittemolekulaarsete ainete hulka kuuluvad väga paljud liitained, mille kristallid koosnevad joonidest või aatomitest. Mittemolekulaarsed ained on näiteks keedusool, kes koosneb naatriumi katijoonist ja kloori anijoonist. Naatriumi katijoonid on joonisel tähistatud sinist värvi pallikestena ning kloori anijoonid rohelist värvi pallikestena. Samuti on üks mittemolekulaarne aine lubjakivi, mis on üks levinuim maavara Eestis. Lubjakivi kasutatakse näiteks lubja tootmisel või killustiku valmistamisel. Võtame nüüd eelneva jutu natukene praktilisemalt kokku ning täidame alltoodud tabeli järgnevate ainetega ja selle jaoks tuleb meil analüüsida ainete valemeid. Keedusoola puhul näed sa, et ta koosneb kahe erineva keemilise elemendi aatomitest. Järelikult on meil tegemist liitainega. Kuna selle aine moodustamisel on naatriumiaatom oma väliskihi elektronil loovutanud klooriaatomile ja neist mõlemast on tekkinud joonid, siis need joonid on omavahel seotud joonilise sidemega ja sellest saamegi järeldada, et see aine on mittemolekulaarne. Järelikult kirjutame me keedusoola valemi
lahtrisse, kus kohtuvad liitaine ja mittemolekulaarne aine. Hapniku korral näed sa, et see aine koosneb ainult ühe keemilise elemendi aatomitest. Järelikult on tegemist lihtainega. Hapniku tekkimiseks on vaja 2 hapnikuaatomit ehk 2 mittemetalli aatomit, mis omavahel on seotud kovalentse sidemega. Seega hapniku puhul on meil tegemist molekulaarse ainega ning hapniku valemi kirjutame lahtrisse, kus kohtuvad lihtaine ja molekulaarne aine. Vingugaasi korral näed sa, et ta koosneb 2 keemilise elemendi aatomitest. Järelikult on meil tegemist liitainega. Tema tekkimiseks on vaja süsiniku ja hapniku aatomit ehk 2 mittemetallilise elemendi aatomit, mis omavahel on seotud kovalentse sidemega. Järelikult vingugaasi korral on meil tegemist molekulaarse ainega. Vask on metall ning seega on tema kristalli võres vaseaatomid, millest tulenevalt on vask lihtaine. Kuna vask koosnebki ainult vaseaatomitest, siis on ta mittemolekulaarne ning seega me kirjutamegi vasevalemi lahtrisse, kus kohtuvad lihtaine ja mittemolekulaarne aine. Viimasena paigutame tabelisse vee. Vee puhul näed sa, et ta koosneb 2 erineva keemilise elemendi aatomitest. Järelikult on tegemist liitainega. Tema tekkimiseks on vaja 2 vesiniku ja 1 hapniku aatomit, ehk siis 2 mittemetallilise elemendi aatomeid ja need on omavahel seotud kovalentse sidemega. Sellest tulenevalt saadki sa öelda, et tegemist on molekulaarse ainega ning kirjutame vee valemi lahtrisse, kus kohtuvad liitaine ja molekulaarne aine. Ma loodan, et ainete molekulaarsus sai sulle selgeks ning edaspidi oskad ise juba ainevalemit analüüsides tuvastada, millistest aineosakestest see aine koosneb, millised keemilised sidemed selles aines esinevad ja kas tegemist on molekulaarse või mittemolekulaarse ainega.